See kalendermärkmik, mõttejõud, ei ole päris tavaline kalendermärkmik. Ma koostasin selle paar aastat tagasi enda noortele tippsportlastele. Ja miks ma seda tegin, oli see, et kuidas aidata neid siis paremini enda eesmärke saavutada. Mille poolest see kalendermärkmik erineb teistest, on see, et esiteks, nagu sa võid näha, ei ole siin olemas kuu ega kuupäeva. Siin on küll 365 päeva, ehk siis täpselt aasta jagu, aga sa ei pea alustama mitte 1. jaanuarist, vaid sa võid teha seda täiesti suvalisel kuupäeval. Teiseks, nagu sa võid näha, on siin 3 rida iga päeva peal. Miks see on oluline? Kui me esmaspäeval näiteks kirjutame teisipäeva peale enda jaoks 3 kõige olulisemat tegevust, mida me tahame kindlasti teisipäeval teha, mis viiksid meid siis enda eesmärgile lähemale, suurendame me muuseas tõenäosust, et me seda järgmine päev teeme. Teiseks, kui me siia kirjutame seda, siis on see, et järgmine päev, kui on siis teisipäeva õhtu, võin ma tõmmata ringi ümber või maha tõmmata need tegevused, mida ma tegin. Mis see aitab, on see, et ma näen seda, et kui ma midagi otsustan, siis see allub minu kontrollile. Ja kui näiteks mõni asi pidevalt jääb tegemata, siis järelikult pole küsimus mitte teis, vaid hoopis selles, et aeg ei ole selleks parasjagu paras ja ju siis teil on midagi tähtsamat siin elus teha. Lisaks on siin see, et iga päeva peale on siin kõrval kirjutatud mõni lause selle kohta, kuidas meie mõte töötab ja mis meid võivad piirata või mis meid võivad hirmutada ja nii edasi. Ehk siis, kui ma seda tegin kunagi, siis mul mõte oligi, et kui nüüd on 3 päeva mul kogu aeg see mõte siin olemas, siis aeg-ajalt mu pilk peatub seal ja ma õpin üha paremini tundma nii seda, kuidas me siis enda mõtteid formuleerime, kui ka teed iseennast. Ehk siis, no näiteks, mis meil siia kirjutatud on. Võtame sellise pildi siit. Siin on kirjas, kui sul puuduvad oskused, mida vajad idee realiseerimiseks, kaasa isikud, kes vajalikke oskuseid omavad. Ehk siis niisugused süstematiseeritult koostatud mõtteterad siin jooksevad. Ja see kindlasti aitab natukene kaasa meid paremini hakata aru saama, et kuidas me oma mõtet formuleerime, mis seda mõjutavad ja kuidas siis paremini ka enda eesmärkide suunas liikuda. Ehk siis, kui sina tahad saavutada mingeid eesmärke ja see pole sul siiamaani õnnestunud, siis tavaliselt ei ole küsimus mitte sinus, vaid selles, et sul ei olnud võib-olla piisavalt häid tööriistu. Ja selleks võib sobida tegelikult ka väga hästi see kalender mõttejõud. Nii et kui sa tunned, et sul on selle järgi vajadus, siis palun telli.